Aga nüüd siis sõna Kaido Olele. Ole hea. Tervist, lugupeetud. Kuna mind ei tutvustatud ühegi epiteediga, siis ma arvan, et las see asi niimoodi jääbki. Et ma ei ole siin kellegi esindaja, kuigi ka selle viimase kohvipausi ajal ma kuulsin kergetes vestlustes teatavaid ootusi enda suhtes, et kas ma räägin teistmoodi või ma räägin sellest või millestki teisest. Ma ei tea, kas see on nüüd see või midagi teine, aga mul on üks mõte, millest ma tahaksin rääkida. Ja mulle tundub, et see on oluline mõte, muidu ma ei hakkaks seda rääkima, ja teie nõudlik kohalolu laseb mul seda tunnetada. Aga ma alustan ühe looga. Keskkooli lõpus, nagu tol ajal ja võib-olla ka nüüd on komme, me olime ekskursioonil. See oli päris keskkooli viimane klass. Tõenäoliselt oli siis aasta 81, 11. klassi päris kooli lõpp. Kevad, märts, me käisime Krimmis oma klassiga. Tulime Krimmist tagasi juba isegi, nii et see oli juba ekskursiooni lõpp omakorda. Me olime rongis, kupees, arvata mingi umbes 3 poissi, 3 tüdrukut. Me olime täiesti kained, kuigi tavaliselt ikka sellised väljasõite on kasutatud selleks, et alkoholi pruukida ja kuidagi selle eeloleva elupainega hakkama saada, aga sellel hetkel ja ka tükk aega enne seda me olime täiesti kained, seal ei olnud õpetajad, me olime täiesti oma ette. Ja siis mu mälu võib alt vedada, ta ei ole kõige parem, aga tõepoolest ma mäletan, et siis esimest korda me hakkasime rääkima elust või ma kasutaks isegi seda nõudlikku terminit filosofeerima nii öelda. Ilma igasuguse otsese välise nõudeta, ilma ühegi teemata, ilma alkoholita, me olime seal kupees koos ja siis umbes 18-19 aastat vanadena hakkasime me lõpuks omavahel rääkima, et mis värk on. Et kes oleme meie, mis on see elu meie ümber ja mis me sellest kõigest arvame. Et selge see, et tõepoolest kool saab kohe läbi, kõigil olid juba erialad valitud, mingisugused pragmaatilised otsused olid tehtud, aga ma tunnistan, ma vist väikese poisina olin nagu elu peale mõelnud enne, aga koolis üha vähem ja siis kooli lõpus me millegipärast hakkasime sellest asjast uuesti rääkima, et mis meie arvame sellest, et mis siis selle meie ümber on ja kes meie oleme ja kuidas sellest asjast tuleks nagu aru saada ja mis sõnu tuleks seal kasutada ja kuidas me seda seletame kõike enda jaoks. Ja see oli väga erutav kogemus. Ma mäletan, et ma kuidagi nagu äkki, ma olen täiesti tundmatu olukorra keskel, ma tundsin, et mul on mingid vastused nagu juba sees valmis olnud ja nüüd on äkki vaja neid tõestada teistele, kuidagi sõnadesse panna, me midagi seal vaidlesime, ma kuidagi käigu pealt proovisin mingid termineid kombineerida, ma midagi põhjendasime, seletasime ja ma arvan, kõik olid pärast tükk aega väga erutatud ja ma tükk aega veel mõtlesin pärast selle peale, et miks ma ikkagi nii ütlesin, äkki oleks ma teistmoodi ütlema. Ja kummaline küll, et see asi juhtus alles siis, kui ma olin 19 aastat vana. Ja muidugi ma võib-olla ei olnud kõige, nagu nüüd öeldes, kõige värvilisem pliiats karbis, aga kindlasti ma ei olnud ka kõige värvitum, ma olin suhteliselt keskmine inimene, keskmine õpilane, algul väga hea, siis vahepeal muutusin väga halvaks, siis jälle uuesti heaks tagasi. Kool, ma olen Rapla praegusest esimesest keskkoolist, kool oli täiesti, ma arvan, selline korralik keskmine ja see, et oli nõukogude aeg, ma arvan, see ei puutu ka väga palju tegelikult asja. Lihtsalt kummaline oli see, et ma praktiliselt täiskasvanud inimesena hakkasin alles esimest korda mõtlema, et mis on oluline ja mis on ebaoluline ja proovima tõesti isiklikult oma sõnadega neid asju põhjendada. Äärmiselt tegelikult veider olukord, et seda oleks kindlasti tulnud teha oluliselt varem, mitte niivõrd hilja ja see, kui ma nüüd, ma ei tea, olen keegi, see ei ole nagu vabandus sellele, et neid asju võib nii hilja alustada. Ma arvan, nende asjadega tuleks alustada väga varakult ja just nimelt niimoodi lihtsalt. Et enne kui inimesel tekib, enne kui inimene saab kellekski isegi, enne kui ta saab kodanikuks, enne kui ta teadvustab väga selgelt, et ta on eestlane, kui valitakse eriala, et ta saab aru, et suur hulk temast on nüüd kas insener, minister või kunstnik või sportlane ja tulevad kõik need ülejäänud kihistused sinna peale, et ma tõesti siiralt usun, et on olemas ikkagi selline, ja see võib olla täiesti naiivne, see peabki olema naiivne või siiras ja aus isiklik inimese tuum, millega ta kogu aeg tegeleb
ja kus ta otsib olulistele küsimustele vastuseid just nimelt teadlikult endale aru andes, et ta tõenäoliselt komistab ja ei tea päris õigeid vastuseid, aga need on tema isiklikud vastused ja ta tegeleb nendega kogu aeg vastavalt sellele, mis ta peas toimub või mida ta ümberringi näeb, et ta saab nagu, et ta oleks inimesena natukene valmis juba enne, kui ta hakkab muutuma veel kellekski teiseks. Ja ta mitte nii, et ta on inimesena valmis ja siis tuleb kõik muu, aga see inimene tema sees, see maakera tuum, et see podiseb kogu aeg ikkagi edasi, sest on selge see, et nende asjad ei saa nagu seisma jääda, sest olukord muutub, inimene muutub ja need samad vastused, mille kohta võib öelda, aga ma mõtlesin selle juba eile selgeks, et nüüd me võime nagu edasi minna, muidugi tulebki edasi minna, aga nagu ülehomme osutub ikkagi, et see vastus kuidagi tundub enda jaoks eelkõige ebapädev ja seda on vaja hakata uuesti mõtlema. Ja ma ei tea, loomulikult ma ei ole küsinud väga paljude käest, kuidas on olukord hetkel näiteks koolis. See ei ole mitte kooli probleem, see on inimese probleem, aga paratamatult, ma arvan, me jõuame ka koolini, kuna see on koht, kus väga tundlikus eas inimesed veedavad väga suure osa oma elust. Ja üks, milles ma olen veendunud, see selline mõtlemine, et väike Mati ja väike Malle, et aga mis sina asjast arvad? Et muidugi see peaks hakkama kodust, aga kui ta ei hakka kodust, siis üks võimalus, kus ta hakkab, on ikkagi koolist, et oleks lihtsalt sellised jututunnid, kus inimesed räägivad olulistest asjadest ja arutavad selle ümber. Ja põhimõtteliselt, ma arvan, ei ole väga palju vahet ja see ongi huvitav, et mida sa arvad sellest, ma täiesti improviseerin 6-aastasena, 16-aastasena, 36-aastasena ja lõpuks ka 76-aastasena, et kõik need vastused ja kõik see on nagu äärmiselt oluline kogu aeg. Ja siis, ma arvan, kui on see inimese tuum olemas, selle peale nagu lihtsam ehitada kõike seda teist ka ja sealt sa saad endaks kogu aeg küsida vastuseid ja see inimene tegelikult vastab, kui see, kui on need olukorrad, mis meil siin on olnud viimased, ma ei tea, nädal, poolteist kuu, on väga elavalt arutletud ühiskondlike asjade üle, et sa ei saa vastata ainult kodanikuna nendele küsimustele ja sa ei saa, ja tegelikult ükski asi ei ole ainult kunst, ei ole ainult kunstinautlejate asi, riik ei ole nagu kodanike asi, et see kõik on inimeste asi ja kui inimene enne ei ole mõelnud selle üle, mida tema isiklikult arvab millestki, teades, et loomulikult on nii-öelda palju paremaid arvajaid, palju arukamaid arvajaid, enne kui ta laenab kellegi käest mingisuguseid arukamaid mõtteid ja hakkab nendega apelleerima, aga loomulikult, et mis ma siin ise punnitan, et filosoofid on sellest ju rääkinud, või ise kui ta ei tea neid, siis ta muidugi viitab, et sellest on räägitud palju targemalt ja ta loobub ise millegi arvamisest. Et sellepärast ma arvan, et tuleks alustada võimalikult vara, enne kui inimestel tekivad need tõrked ja kahtlused. Vabandust, väike haiguse pisik on sees. Et kui siin paluti olla mitte väga kritiseeriv ja kindlasti konstruktiivne, siis on paar asja, milles ma olen nagu veendunud, et sellega tuleks alustada võimalikult vara, kindlasti enne teismelise iga, siis kui inimene saabub kuhugi väga segasesse ja kärestikulisse hetke oma elus ja kui kõik asjad äkki lähevad väga lihtsaks, et keegi muutub memmepojaks, kellelegi on prillid ja keegi on luuser ja keegi on, kelle sõna maksab ja keegi on sportlane ja mingid rollid kujunevad välja ja siis inimesed võib-olla ei julge enam niimoodi naiivselt ja siiralt midagi arvata, et kui enne seda see keskustelu algab ja kõik, ütleme nii, on ennast natukene rumalaks teinud avalikult kõigi ees, kõik on oma mõtteid välja öelnud, siis ma arvan, sellega kasvab ka väga palju tolerantsus, et kui kõik teavad üksteise seisukohti kummalisi, natuke kohmakalt isiklikult põhjendatuna, siis on väga raske hiljem ka näpuga üksteise peale näidata ja öelda, et kuule, kes sa oled selline, sest samamoodi tema teab, kes sina selline oled, sest ka sina oled üritanud nagu rääkida, mis sa maailmast ja elust arvad ja kuidas sa kõike seda näed, et kõigil on üks ühine saladus ja ma arvan, tegelikult läbi elu me keegi ei saa niivõrd targaks, et me võiksime lõpuks rinna kummi lüüa ja öelda, et aga tegelikult tõesti, nüüd ma teen neid asju ikkagi päris hästi ja mina võin siin küll olla number 1, 2 või 3, et kõik on natuke targad ja natukene rumalad, aga ma arvan, see peaks hakkama jah. See on see vabadus tegelikult, see on see isiklik ruum, mis inimestel on, et kui võib-olla paljude pettumuste allikas ongi see, et minust ei sõltu midagi, et jumal tänatud, et meist kellestki väga palju midagi ei sõltu, et see oleks nagu teistpidi ohtlik, aga üks, mis sinust või meist kõigist sõltub, on see,
see üks territoorium, mis su sees on ja sinu otsustuste vabadus, sinu mõtlemise vabadus, et sa võid vaadata ja sa võid mõelda ja mitte ainult võid, või sa peadki seda tegema ja sul on õigus oma järeldustele, mis ei ole teistel omakorda kohustuslikud, see on väga oluline. Kunagi ma olin Kunstiakadeemias õppejõud ja ka seal kindlasti oli võib-olla probleem selles, et arvati, et on mingid väga spetsiifilised kunstireeglid, mida peab nagu õppima ja kui sa need ära õpid, siis sa saad väga heaks kunstnikuks, aga samamoodi põhiline probleem oli võib-olla see, et ei alustatud algusest ja see algus oli paljudel ikkagi selgeks tegemata, et miks üldse teha järgmiseid valikuid, et see, et kes on see mina, kes peaks tegema mingisuguseid valikuid ja ühte asja teisele eelistama, see oli nagu tegemata, arvati, et on olemas mingid objektiivselt paremad ja halvemad valikud, aga neid ei ole ju loomulikult olemas või kui nad on, siis nad on kindlasti äärmiselt igavad, kui neid niivõrd lihtsalt valitakse. Et kui ma alustasin siin selle rongisõidu looga, mis on hästi tõsine lugu, siis minu üks samamoodi hästi lihtne ideaal ja mõõdik, kuidas seda asja mõõta, kas kui hea on ühiskond ja kui hea on seal elada, on samamoodi loomulikult mitte rahapõhine ja mugavustepõhine, kuigi ma väga naudin raha ja mugavusi samamoodi. On see, et kui samamoodi ma kuhugi reisin, nagu ma satun kellegagi juhtumisi koos pinki jagama lennukis või rongis, et kas on nagu võimalik selle inimesega täiesti lambist alustada vestlust elu põhiväärtustest ja samamoodi mitte vastastikku autoriteete tsiteerides, aga lihtsalt küsida, et sorry, me peame sellist 3 tundi koos istuma, et kuule, mis sa sellest arvad? Et oled sa õnnelik või mis on tähtis sinu jaoks? Et täiesti isiklikult mingid näited ja kas inimene tuleb sellega kaasa või mitte, kas ta on harjunud sellest mõtlema ja mitte üksi mõtlema, vaid kas ta on harjunud sellest ka rääkima, kas ta söandab seda avalikult välja öelda, sest väljaütlemine omakorda, nagu minulgi siin praegust, sunnib veel eriti täpselt asju üle mõtlema ja otsima õigemaid sõnu, mis omakorda ikkagi teeb mõtlemist täpsemaks. Et sellised, ja mis on täiesti tegelikult sissetuleku, soo, rahvuse kõige ülesed või alused, et ma lihtsalt näen kedagi, mul tundub, et see on väga hea võimalus kasutada seda 3 tundi huvitavalt ja arutada ja võrrelda lihtsalt enda kogemust tema kogemusega, sest autoriteete võin ka ise lugeda kusagilt ja muidugi mõnikord on huvitav sellest rääkida, aga lihtsalt, et mis tema arvab, kes tuleb täiesti teisest kohast ja on teistsugune. Sest tavaliselt ikka, kui me jätame kõrvale iseloomud ja muud sellised küsimused, siis mulle tundub, et väga paljud ei taha nagu nii libedale jääle minna ja hakata sellistest tõesti suhteliselt subjektiivsetest asjadest rääkima, sest nad ei ole selleks võib-olla valmis ja selge see, nad arvavad, et nad ei mõju võib-olla veenvalt, aga nad ei peagi võib-olla mõjuma veenvalt niivõrd minu jaoks, sest me kohtume põgusalt, aga ta peaks mõjuma veenvalt sellistes küsimustes eelkõige enda jaoks. Ja kui ta sellise veendumuse leiab ja ta suudab seda hoida, vähemalt sellist konstruktiivset suhet iseendaga, leiab endas oma parima sõbra, see tüüp, kes talle hommikul peeglist vastu vaatab, et ta tõesti saab aru, et selle vennaga või selle naisterahvaga on mõtet nagu edasi minna, et siis kõik muud asjad ehk ei ole, need muud asjad tulevad siis hiljem. Need ei ole niivõrd katastroofiliselt olulised, et kas sa võidad või kaotad palgas või kas su abikaasa on ilus või kole või rumal või tark. Et need kõige lihtsamad inimlikumad küsimused. Et mul tundub, et ikkagi need on juba võib-olla mingid suured väited, et riik ju öeldakse ikkagi tehakse inimeste jaoks, et algab inimesest, aga kui siin küsite, et mis on see, mis on riigi eesmärk, mis on selle eesmärk, mis on selle mõte, et siis ma arvan, me peaksime tegelema igaüks iseenda kui inimesega, et kes see inimene siis on ja see on jälle samasugune asi, et seda oskab igaüks ise ainult vastata, kes tema on, aga ta võiks seda teada ja väga vale on arvata, et väike Mati oskab ainult legodega mängida ja tema maailm on legod ja kui jõuab aeg kätte, siis räägitakse millestki muust ka, minuga näiteks ei räägitud millestki muust. See üks mingisugune paaritunnine omavaheline vaidlemine selles Krimmi rongi kupees haris mind, ma julgen öelda, rohkem kui väga mitu aastat kooli ja ma ütlen, siin pole küsimus selles, kas ta oli nõukogude kool või midagi muud. Et ma olen paari tuttava käest küsinud, et äkki ongi juba sellised kõnetunnid olemas või võib-olla need nimetatakse teistmoodi, äkki seal räägitakse midagi sellist, et kindlasti nad võivadki olla, see sõltub väga palju õpetajast ja õpilasest. Üks peaks nagu otsa lahti tegema, võib-olla kui õpilane võib küsida, et oot, et jätame
jätame isegi Vargamäe Indreku kõrvale, et räägime ilma selliste kujundit, et räägime nagu otse, et räägime nii, et mina olen mina ja ma ei analüüsi mitte kedagi teist, ma tahaksin ainult iseendast rääkida ja kui te mulle otsa vaatate, siis mul on seda kuidagi keerulisem ja samas ka huvitavam teha, et võib-olla need asjad tõesti eksisteerivad, aga ma olen kindel, et igal juhul mitte nii massiliselt kui peaks. Ja teine üks märkus, sõber ütles, et jah, et see on hea mõte küll, aga tead, inimesed on ikkagi nii erinevad ja kui veel lastega tegeleda, et sinna on ikkagi vaja vähemalt doktorikraadiga psühholoogi, kes suudaks seda tundi läbi viia, aga kus neid nii palju võtta. Ja mul tundus, et see oli jälle see koht, kus ta tegi nagu põhimõttelise vea, et ma arvan, kindlasti ei ole vaja sinna spetsialisti, sinna oleks vaja tegelikult äärmiselt inimlikku tüüpi, kes ka ise ütleb, et hakkame rääkima, et ma olen teist kogenum, aga see ei tähenda, et ma olen teist targem, et vahetame kogemusi, et sina, Mati, räägid, mis sa sellest asjast arvad ja ma võrdlen seda oma kogemusega, keegi ei ole ülevalpool ja keegi ei ole allpool. Et nii kui jääb mulje, et tegelikult juhib seda ikkagi keegi targem ja minu ülesanne on saada nii-öelda targemaks mingite minust väljaspool seisvate normide järgi, paneb see omakorda mingisuguse piduri, mis on võib-olla selle igasuguste koolide varju külg, et on ikkagi nagu õige ja vale ja nii väga palju ei otsita neid põhjendusi iseenda seest, mis võivad viia muidugi rappa, aga vähemalt siis oled sinna rappa täiesti ise läinud ja sa oled proovinud seda rappa minekut enda jaoks kogu aeg seletada ja sa mingi piirini suudad seda õigustada, miks sa just niimoodi mõtlesid ja sellised järeldused tegid. Nii et kindlasti jäi palju ütlemata, aga see oli asja põhituum, et riik, see olen mina, aga kes on see mina, see on küsimus. Aitäh! Riik, see olen mina, aga see mina on inimene, mitte kuningas.